olen kurjalt viretavas põuas ja kannan endas kosutavat kaevu. Nii kaugel, et ta veenima ei jõua ja põdema jään janu võikaid vaevu. Saan haavulemate sõjatandril, ei taha ja ei oskagi neid katta. Laev olen, mille sadama asub mandril, mis praegu veel on verest kerkimata. Laev olen, mille sadama asub mandril, mis praegu veel on verest kerkimata. Jürgen, kui Artur praegu elaks, kus ta siin Tartus käiks või oleks? Noh, ma ei tea, eks ta siin Werneris käis ülikooli kohvikus ja mina sellest nagu ei mäleta midagi. Aga siin ta käis küll, jah. Eks see oli see koht, kus tollal liiguti. Näed, ma võin näidata kohe. Niisugune kogumik Artur Alliksaar. Ja siin on siis palju autoreid, kes on kohtunud Alliksaarega. Kirjutavad oma mälestusi. Tema oli niisugune inimene, kellele väga meeldis rääkida. Ma arvan, et just see, et ta rääkis väga palju, tema rääkimine oli kuidagi niisugune intensiivne, talle kindlasti meeldis vaielda. Ta oli väga laialdaste teadmistega ja oma väljanägemise poolest ta oli ka küllalt eriline. Ma ei ütleks, et see oleks niisugune tüüpiline Eesti inimese väljanägemine. Tal olid sellised hästi tugevad rongmustad juuksed ja näojooned olid ka kuidagi niisugused väga teravad. See oli niisugune portreed. See tehti muide, see on üks siis tehtud, kui tal raamat hakkas ilmuma, siis oli tal vaja. Ega tal nii eriti pildistumas ei käinud. Kas sinult on isa kohta palju küsitud? Ma ei tea, kas just palju. No mõnikord ikka, aga ei oska palju võib-olla ei ole. Ja. Et sul on pigem teiste mälestused kui ise enda omad? No enda omi on vähe, jah. Mul ei ole väga hea mälu, et ma näiteks alla 10-aastasest elust ei ole, nagu mõnel on juba, ma ei tea, 3-aastaselt hakkavad juba kõvad mälestused. Minul ei ole seda. No mälestused hakkavad ikka hilisematest aegadest natuke nii palju, kui need on. Viivi, kes teie jaoks on olnud ja on Artur Alliksaar? Artur Alliksaar on olnud, esiteks on ta olnud mulle üks sõber, teiseks on ta olnud väga oluline luuletaja minu elus. Tema luuletused on mind tiivustanud. Kui lapsikud on päikesed, mõelda ainult niiviisi lõõmata ja lõõmata. Kui lapsikud on laulud, mõelda ainult niiviisi lennata ja lennata. Kui lapsikud on lootused, mõelda ainult niiviisi lummata ja lummata. Ja kui lapsik on veel armastus, mõeldamatul määral võib ta juua ja januneda. Kogemata. Täiesti kogemata. Elasin Tartus ja mul pole taimugi, et selline mees olemas oli. Piinlik täiesti tunnistada. Ja lavakunsti kateedris juba olles üks teine tudeng luges, ta luulekogu oli just väljas. Ja ta ju ei avaldatud. Vihikukene, siuke esimene. Ja ta esimene luulekogu oli väljas ja ma üle õla lugesin, sest loeng oli õnneks igav, nagu nad ikka on, siis lugesin üle õla teise tudengi seda, mis ta loeb, Kalmet vist oli. Alliksaar, ja siis muidugi hankisin endale ka ja siis ma ei käinud koolis vist 2 kuud. Ma lugesin Alliksaart ja tegin talle laule, ma ei suutnud kooli minna. Ja nii läkski. Tuul julgustav juukseid sul sidus, kaardub öö kohal tähtede helendav kõrmus. Elada siiski on ilus.
hing ei ole siis tuul, mida täis on me laevade tuli. Selles tuules sul laev lendab kiirelt kui luu, lahkus hing, tuul su purjedes suri. Lendab tähti me üle iga lama on jutt, öösel ilmadeid lapodan. Kuni hetkis on ulma unusta rutt, proovi elada enne silma. Ütle, kas elu ei ole siis laev sinu enese südame meres. Leida õiget seal suunda, kas pole see vaev, kui teemärgid pole sul peres. Mängid pilli ja laulad, kui ühel pool öö torm ootab ja teisel pool vallas. Veini peet jood ja küpsiseid magusaid sööd, kui sul laev vettib hoos.